No nii, täna teeme Sirenheadi edasi pärastpoole. Kõigepealt teeme sildi, siis vaatame kaugele jõuame. Üks asi korraga. Lambi tegemist peab natuke ootama. Hiljem, kui silt on tehtud, siis saab seda lampi edasi teha. Lamp on see. Silt on see. Markeriga teeb kõigepealt tähtede üldkuju kõigepealt ära ja siis saab edasi vaadata, kas võtta värv. Kuna 2 väravat on, siis on vaja 2 silti. Kuna on 2 sissepääsu. Üks on tähistatud, teine on tähistamata, et siis see on nagu probleem. Oi, Diana ka juba laivis. Tšau, Diana. Tuleb kaheosaline, et teine osa tuleb siuke. Et ta tuleb kahepoolne, et ma teen kõigepealt ära ühe poole, siis paigaldan sildi posti ja siis posti ümber hakkan teist poolt tegema. Et siis ma tegin mõlemale poole ainult tausta ja teksti. Ja värv ei ole päris kuivanud eilsest. Siis on natuke käte küljes ka. Aga õnneks saab lahustiga ära pesta käed, siis ei ole väga probleemi. Ei ole esimest korda käed värvised. Saigi värvipurgi naha kätte. Super! Värvipurgid seisavad, siis tekib neil siuke nahk peale, mille peab eemaldama. Seal all on täiesti kasutatav värv, siis saab natuke loksutada ja tuleb juba välja. Võib-olla spreisse ei soovita panna, aga pintsliga saab. Sprei läheks umbe, kui siukest värvi kasutada, mis on naha all olnud. Võib-olla naha all ei ole mingisuguseid väga siukseid hulle tükikesi sees või mingeid asju, mis peened torud umbe ajab. Põhikava ära, siis kuivab natuke, siis saab kontuure teha. Nüüd peaks juba midagi näha olema, muidu enne ei olnud markerijoon väga näha. Kui markerijoon õige koha peal ei ole, siis saab lihtsalt üle värvida, ongi kõik. Panna värvi õigesse kohta, aga seekord mul seda probleemi ei olegi, et mul ongi markerijoon täpselt õige koha peal. Ma juba sildi alust lõigates mõtlesin tähtede asetuse välja. Ja siis arvestus tundus olevat täpne. Saab tutvuslaupäevale teise sildiga juurde, siis on sissepääs 2 väravast, aga ainult ühes on siiamaani silt, et iga laupäev Värviviikingi kunstigaleriis toimub tutvuslaupäev, kus üksikud inimesed saavad kokku tulla ja omavahel tutvuda. Siis nad leiavad sissepääsu sildi järgi. Nüüd ükskõik kummast väravast keegi tuleb, on silt mõlemas väravas. Kogunemine on kell 15.00. Koos oleme nii kaua, kui oleme. Aga mitte kauem kui 18-ni, et hilineda pole mõtet. Võib juba varem tulla, kell 3:03 võib juba hakata kogunema. Et kell 15 on kõik koos ja siis saame jooksvalt alustada. No niikuinii alustame niikuinii tulemisjärjekorras. Et iga laupäev kell 15 on algus ja siis tuleb olla kohal.
peab mingi aiaäärse infotahvli ka tegema, kus on möödakäijate jaoks info näha. praegu on ainult koduleht The Paint Viking Gallery kirjas, aga toimuvate ürituste ajad ja no ma mõtlen, standardsed üritused on nagu tavaline külastuspäev on pühapäeval kell 12 kuni 18. tutvuslaupäev on laupäeval kell 15. Ja siis on igasugused ebastandardsed üritused, nagu näiteks taasiseseisvumispäev 20. augustil. see on ebastandardse kellaajaga, millal tulla, et nende info kuidagi paremini nähtavaks teha. muidu silt on väljas ainult siis, kui on ürituse aeg. et ürituse välisel ajal silti ei ole, välja arvatud ainult lahtioleku ajad ja need on ka pühapäeva omad. üks pool valmis, siis saab teise poole teha. ei, tegelikult on üks veerand, ühe poole üks pool ehk siis kokkuvõttes üks veerand. kuna tee peal peab silt olema kahelt poolt loetav, siis on vaja teha kaks poolt. saab veerand tööd kõrvale panna ja siis saab teha teise veerandi tööd, siis on pool tööd tehtud. esimese veerandiga ühel pool võtame teise veerandi ette. tegelikult ei ole ühel pool, kontuur on veel. ei plaaninud sildi maalimisega tegeleda, aga vajadus siltide järgi on nagu lõputu. tõenäoliselt tuleb mõni veel, mida vaja on. ma veel ei tea, milline see saab olema, aga kindlasti tuleb mingi vajadus mingi sildi järgi. mingisuguses tulevikus. no nii, kohe saab poole tööni või ma ei teagi, mis osa tööni. sildi valmimine võib-olla, ma ei tea, kui suur osa see tegelikust tööst on. tegelik töö on inimeste omavaheline kokkuviimine. tegelik töö on kogukonna valmimine. töö on valmis siis, kui kõik Euroopa Liidus elavad inimesed on siin ära käinud. sildi tegemine on ainult üks väike osa tööst. Nonii, nüüd on kuivamispaus ja siis saab kontuurid ära teha. kontuurid tulevad musta värviga. nagu ikka, siis on kõik sildid on ühe ja sama värviskeemiga või ühe ja sama värvikoodiga või paletiga või samade värvidega. Nonii, aitab küll selleks korraks.